Tere, mina olen Tallinna Lilleküla gümnaasiumi 10. B-klassi õpilane Emma. Ja tänase saate teemaks on, kuidas leida oma stiili. Vestleme sellest, mida üldse tähendab stiilne inimene ja kuidas leida oma stiili. Täna on saate külaliseks väga stiilne inimene, Elina Sinijärv. Tere! Tere! Kuidas enesetunne on? Väga hea! Ootel! Väga tore! Ma lugesin teie kohta, et te olete õppinud psühholoogia eriala. Et siis tekibki küsimus, et kuidas psühholoogiast teil kuidagi edasi arenesite, et nüüd te tegelete stiiliga või sa võid sinatada moega. Muidu. Sa võid sinatada muidu. Jah. Okay. Psühholoogia eriala, võib-olla see on kuidagi seotud minu iseloomuga, et huvi moe vastu ja see ongi nagu sotsiaalne selline nähtus ehk mood ja stiil. Ja psühholoogia on ka üks teadus, mis uurib inimesi ja ühiskonda. Et võib-olla see on kaudselt kuidagi seotud ka. Võimalik. Ja sina oled väga seotud, oledki siis olnud Tallinn Fashion Weekiga ja oled ka osalenud Erki moeshow'l, et kas need on sellised iga-aastased üritused ja kuidas see nagu sattus, et sa läksid sellisesse? Mul on lihtsalt palju tuttavaid moevaldkonnast. Ja need tuttavad tekkisid? Ja sõbrad kutsuvad ja niimoodi see tuligi välja niimoodi. Et ma ei ole kunagi nagu professionaalne modell olnud, aga osalesin lihtsalt mõnedes kollektsioonides ja projektides. Kui sõbrad kutsuvad, lihtsalt lähen huvi pärast, sest see on alati lõbus. Et kui sa oled oma tuttavatega, siis see ei tundu olevat midagi nagu töö või liiga ametlikku. Nii et see on lihtsalt aja veetmise viis minu jaoks. Ja kui kaua olete siis, et sa oled siis juba tegelenud sellise? No, tegelikult see algas kunagi, kui ma olin 14 aastat vana või 15 aastat vana, siis ma mäletan, mul oli üks naaber, kellega me hakkasime fotosessioone korraldama. Ja siis meie kunagistest fotosessioonidest siis olid hästi vanad sellised digitaalkaamerad ja meil ei olnud nagu professionaalset tehnikat, me lihtsalt riietusime kuidagi huvitavalt ja me nägime välja tol ajal nagu täiesti friigid. Et ma olen praegu 32 ja sa võid nagu ette kujutada, millal see umbes oli, et siis internet ei olnud nii nagu arenenud, meil ei olnud seda visuaalset contenti nagu Instagram või mingid teised viisid, kuidas me saame nagu rahvusvahelisest moest teada või sellest, mis teised inimesed teevad. Nii et ma mäletan, inimesed vaatasid meid hästi veidralt nagu mingid imelikud inimesed. Aga me olime selles mõttes julged, et ikkagi tegime enda jaoks seda, mida me tahtsime. Ja sellest tuttavast sai tuntud Eesti fotograaf hiljem. Ja ta töötab palju Eesti disaineritega ja et ühest väikesest hobist võib midagi saada ka tulevikus. Mis sa arvad, mis teid inspireeris nii väiksena, kui ei olnudki meediat, mis oleks aidanud teil ennast väljendada? Ma arvan, et võib-olla see, et mu vanemad mõlemad on rätsepad ja lapsepõlvest saati, kuna ma sündisin Nõukogude ajal ja siis 90ndate alguses ei olnud mitte mingisugust võimalust riietuda normaalselt, nagu sa tahad. Et oli hästi siuke kits valik ja vanasti inimesed lihtsalt õmblesid ise endale või tellisid oma tuttavate käest. Ja siis ema õmbleski mulle riideid lapsepõlvest saati ja ma olin alati selline moodne laps olnud või siuke hästi riietatud laps olnud ja ema ka, nii et võib-olla lapsepõlvest saati oligi siuke juba ettekujutus, et ma ei saa olla samasugune nagu teised, kes ostavad riided samadest poodidest. Tol ajal see oligi niimoodi, et enamus inimesi riietusid lihtsalt hästi sarnaselt. Kas te tunnete, sa tunned, et see, kuidas sa kunagi riietasid ennast,
või siis milline stiil sul oli, ikka veel kajastub sinu tänapäeva moes või stiilis? No ma arvan, et minu stiilis on alati mingisugust julgust olnud ja mingit omapära. No lihtsalt see, et kui inimesed vaatavad mind tavaliselt, tihtipeale inimesed ütlevad, et midagi erilist. Isegi kui ma olen täiesti mustas, aga ikka midagi erilist või see kuidagi näeb välja teistmoodi. Võib-olla see asi, aga muidu minu stiil on hästi palju muutunud ja alati muutub, kogu aeg muutub. See sõltub nii paljudest teguritest ka. Ja kuidas sina suhtud tänapäeva kiirmoodidesse? Väga hästi. Ma arvan, et see on väga lõbus meelelahutus inimestele. Ja miks ma suhtun sellesse hästi? On inimesi, kes ei arva, et seal on midagi huvitavat või head, et peab midagi muud olema, mingid brändid või oma eriline asja, aga minu jaoks ma lihtsalt vaatan isegi mingi tavaline pood nagu H&M. Kui sa lähed sisse, siis sa näed nii palju erinevaid stiile ühes poes ja erinevale vanusele mõeldud saab kombineerida nii palju ja see valik on hästi lai. Ja neid poode on veel rohkem ja online poodidest saab ka väga huvitavaid asju tellida ja päris hea hinnaga. Ja see võimaldab inimesi, eriti noori, eksperimenteerida oma stiiliga. Et ma lihtsalt võrdlen seda, et kui mina olin 14 või 16, siis mul lihtsalt ei olnud sellist võimalust. Ei olnud online poode, vähemalt Eestis ei olnud see arendatud ja Viru keskus oli just ehitatud. See oligi ainuke enam-vähem pood. Kristiine keskus ja Viru keskus, mingi Rocca al Mare keskus. Ülemiste keskust ei olnudki. Ja põhimõtteliselt ma mäletan, et ma käisin, kui ma olin 9-aastane, siis ma ise käisin kesklinnas ja käisin kaubamajas laste osakonnas valimas mingeid riided ja ma alati panin kõrvale oma taskuraha. Ma ei ostnud mingit jäätist, komme, mida iganes saiakesi ja ma lihtsalt, mul oli palju raha selleks, et osta endale natuke kallimaid riideid, kui enamusel lastel oli, siis kes ei käinud kaubamajas või Sokos, see Viru keskuses oli üks Soome nagu shopping mall ja siis oli seal ka midagi huvitavat. Ja ma mäletan, ma proovisin ja kombineerisin ja plaanisin, et mis ma edasi ostan. Ja. Kuidas te suhtute sellesse, kuidas tänapäeval noored ennast riietavad ja kuidas sina riietasid ennast? Mulle väga meeldib selles mõttes, et ma elan Telliskivi rajoonis täpselt nagu Telliskivi sees ja ma näen nii palju noori, hästi moodsaid ja huvitavaid, eriti suvel oli täiesti mitmekülgne ja mitmekesine vaade, et ma saan inspiratsiooni sellest, et ma vaatan ja ma mõtlen, issand, nii tore, meie ajal sellest asja lihtsalt ei olnud. Nad on nii õnnelikud, et nad saavad ennast väljendada, mida iganes nad tahavad ja keegi ei ütle neile, et oi, sul on mingi imelik särk või mis pirsingud sa tegid või mida iganes. Kui ma olin 14, siis ma tegin endale pirsingut siia ja see oli ka midagi imelikku, siis mitte kellelgi ei olnud seda ja kõik vaatasid mind eriti vanaemad ja tänaval ja hästi negatiivse pilguga ka. Ja see vajas hästi palju julgust, aga tänapäeval keegi ei ütle sulle mitte midagi selles mõttes. Ja see on väga hea, ma arvan. Ja ma olen 32, aga ma mitte üritan, vaid ma luban endale riietuda nii, nagu ma tahan. Ja vahest mulle, need inimesed, kes minust vanem, mingi 40 aastat vanad või 50 aastat vanad võivad öelda, et oi, sa riietud nagu tüdruk, aga kes ütles, et ma ei ole? Selles mõttes ma võin olla, kes iganes ma tahan ja see kuidagi ei sega mind. Ma nõustun, aga ma olen märganud ka
enda pealt seda, et tegelikult ikkagi koolis on mõnikord ikkagi, kui sa ikkagi tuled sellise kostüümiga siis nii-öelda, mis on natukene sotsiaalsetele normidele natuke vastuollu, et siis tegelikult noored ise väga nii-öelda mõnitavad või siis ütlevad halvasti. Et kuidas, mis sa ütleksid, mis nõu sa annaksid nendele lastele, kes tahavad ennast väga väljendada riietuse kaudu, aga nad ei suuda seda teha, sest neil ei ole piisavalt nii-öelda enesekindlust ja julgust. Ma arvan, et võiks proovida leida endale sarnaseid inimesi, kes julgevad ka, et nendes, nagu teie stiil ei pea olema sarnane, aga võib olla täiesti erinev, aga see idee, eneseväljenduse mõte peab olema nagu mõlemal ja siis sa näedki, et ma ei ole ainuke selline ja teised ka teevad seda ja see julgustab ka ja samas internetist me kõik vaatame seda contenti ja me näeme, et maailmas, üle maailma nagu inimesed riietuvad nii veidralt nagu nad tahavad ja see inspireerib ja annab julgust ja samas kui mõnel lapsel või noorel on julgust ennast eksponeerida online, näiteks teha endale Instagram või TikTok, mida iganes nad tahavad, või kui see on juba olemas, siis see võib ka julgustada, et kuna seal ei ole neid kooli või riigi piire, et võib-olla lapsed või noored teistest riikidest või teistest linnadest saavad ka like panna ja jälgida ja siis kommenteerida ja see võib ka julgustada. Et see ei pea olema oma ringkond ainult. Jah, et see väga paljud noored just väljendavad ennast kuidagi meigi kaudu või jah, et teevadki endale näiteks mingeid näomaalinguid või triipe kuskile silmade alla või niimoodi, et kas sinu arvates see on stiili osa või see on lihtsalt selline? Muidugi on. Kõik, isegi see, kuidas sa räägid, on sinu stiili osa või kuidas sa vaatad inimesi, on sinu stiili osa. No võib-olla. No vist on. Ei saa seda välja jätta. Jah, et aga mis teie arvate, mis on kõige paremad aksessuaarid, mis oleks nii-öelda algajal, kui kes alles hakkab nii-öelda stiiliga või moega tegelema, et mis oleksid kõige sellised huvitavamad aksessuaarid või mis oleks kindlasti selline, mida inimesed märkaksid? See sõltub eesmärgist, et kui sa tahad, et inimesed märgaksid, siis on palju viise, kuidas seda teha. Ja vahest tõesti, nagu sa ütlesid, aksessuaarist on täiesti piisav. See võib olla ainult üks väike aksessuaar, ta ei pruugi olema suur ja inimesed ikka panevad tähele. Näiteks mul oli üks sõrmus ja ma ostsin seda välismaal ja siis ma ei tea miks, aga see sõrmus meelitas kõigi tähelepanu. Kõik inimesed, isegi uued, keda ma näen esimest korda, vaatasid seda ja küsisid selle kohta. No on selliseid asju, mis lihtsalt tõmbuvad tähelepanu. Kuigi see sõrmus oli, ta ei olnud värviline ega ergas, ta oli sukk väike, aga lihtsalt oli nii ebatavaline. Ja ma ei ole seda ka kuskil näinud tegelikult, seepärast ma ostingi selle, et siuke asi, ma ei ole seda kuskil näinud. Ja kui sa leiad iseenda jaoks midagi väga inspireerivat, mida sa vaatad poes näiteks või online poes, nagu ma ei ole seda kuskil näinud, see on nii ebatavaline ja kui sina saad seda tunnet ja inspiratsiooni, arvatavasti ka teised saavad. Kas mõnikord oled sa tundnud ka piinlikkust selle üle, mida sa kannad või kuidas teised kuidagi kommenteerivad sinu riietuse kohta? No ma olen sellega terve elu elanud. Nii et väga palju piinlikkust ma ei tunne, aga vahest ükskord oli mul et ma ostin ühe komplekti, see oli aasta tagasi umbes ja ma tahtsin seda uue aastavahetuspeoks selga panna. See oli lühike seelik ja top.
aga see nägi välja nii nagu väljakutsev minu peal, et võib-olla kui oleks noorem, no selles mõttes, et tüdruk no natuke ütleme, no kes näeb nooruslikum välja, et niisugune nagu lapselikum välja, võib-olla oleks enam-vähem. Aga minu peal see nägi liiga väljakutsev. Ja seoses sellega ma tundsin natuke piinlikkust Eestist. Kuigi kui ma olin Los Angeles, siis vastupidi, kõik rääkisid mulle, et sa riietud kuidagi nagu nunn või noh, et ja ilmselt kohe said teada, et nagu sa oled vist kuskil mujalt, et sa ei ole siit ja sul on täiesti teine stiil ja mõned tuttavad, kes on Euroopas käinud, ütlesid, no jah, kohe näha, et sa oled Euroopast ja siis olid nii palju nagu, oli palju erinevaid arvamusi, see sõltub väga palju, et mis sõpruskonnas sa oled, mis keskkonnas, mis üritusele sa lähed. Et näiteks mul on üks lemmikmantel, et kui ma kannan seda Euroopas, siis kõik vaatavad seda. Los Angeleses ka kõik vaatasid seda. Aga just hip-hopperite seltskonnas nad lihtsalt ei saanud sellest aru. See oli liiga hipster nende jaoks. Siis nad ütlesid, kas sa tõesti paned seda selga? No jah, oled sa kindel? No jah, me lähme ju peole. No jah, midagi oli väga loogiline, aga nende jaoks ei olnud. Ja siuke väljakutsev riietus olekski kõige sobivam Los Angeleses, sest keegi ei karda oma seksuaalsust ja seda ka näidata ja väljendada. Meil Euroopas see ei ole päris nii, võib-olla lõunamaal kuskil, aga no mitte meil. Ja ma arvan, et see on piirang. Et seksuaalselt on igaühel, ka lapsel, ka noorel inimesel, ka täiskasvanul, nii meestel kui naistel. Ja kui me seda hakkame kartma, siis me tunnemegi, et me oleme kokku tõmbunud ja lihtsalt me ei ole meie ise. Et kui ma olen naine, siis ma olen naine. Kui ma olen tüdruk, siis ma olen tüdruk, no naine tüdruk. Ma olen naine laps. Ma ei ole mingi lihtsalt loom, kellel ei ole mitte mingisugust sugu või. Jah, ja see ongi tegelikult väga selline põhjus, miks näiteks Eesti noored ei julgegi tegelikult ennast täielikult väljendada niimoodi, nagu nad tahaksid, et viskavadki hommikul lihtsalt pusa ja mustad teksad jalga ja tulevad kooli. Aga ma arvan, et noored peaksid seda tegema kogu ühiskonna jaoks. Et kui praegu, parasjagu nüüd, kes on praegu noored, kui nemad seda ei tee, kui teie seda ei tee, siis ka järgmised noored ei saa seda teha. Ja, aga meil on nagu sina, siis väga head eeskujud tegelikult, et mis sa arvad, mis olid sinu eeskujud või iidolid, kes sul, kui sa üles kasvasid või praegu? Kui ma olin väike, see ikkagi tuleb nagu lapsepõlvest alates pähe kõik ja mõjutab sind, et kui ma olin väike, siis minu ema oli siuke eeskuju, ma arvan, sest mu ema oli hästi siuke atraktiivne naine, kes nägi hästi noor välja. Keegi ei saanud uskudagi, et tal on laps ja ta on nagu 30+ või ja kõik vihkasid teda sellepärast, mitte kõik, aga naised. Mehed kõik armusid sisse, aga armusid ära, aga naised lihtsalt vihkasid, sest kui ta on mingi 33 ja ta tuleb vanemate koosolekule miniseelikus, mingid nagu ketid selle seeliku ja topi vahel ja kõrged kontsad ja kõik hästi stiilne, hästi ilus, aga õpetajad ei saanud sellest aru, teised vanemad ei saanud sellest aru ja nii edasi. Aga mina nägin, et ta ei pannud tähele, et ta lihtsalt oli tema ise ja ma arvan, et see mõjutas mind väga palju, et ma ei pea seda ka kartma. Ja praegu on ikka ema? No ja samasugune. Väga tore. Seda on väga nii-öelda refreshing näha, et ikkagi vanemad inimesed ja üldse väga nii-öelda vanemad põlvkonnad on ka nii-öelda väljendavad ennast stiili kaudu, sest et ma arvan, et kui sa ei oskagi sõnadesse panna või kui sa ei oska kirjutada romaane või luuletusi midagi, siis stiil on väga nii-öelda tore ja lõbus viis, kuidas väljendada ennast. Ja sinu pealt näha on see väga, väga ilus ja mulle väga meeldib su stiil. Mis sa arvad, et mis on nagu kõige sellisemad paremad brändid, kus noor võiks oma raha kulutada?
no ma usun, et tänapäeval see ei pea olema mingisugune bränd tingimata. See võib olla, ma ei tea, mingi AliExpress, sest ma tean, et paljud inimesed tellivad sealt hästi odavalt väga huvitavaid asju. Aga samas see, mis on meil turul saadaval väga banaalne nagu Zara ja H&M minu arust ja tundub olla, et on okei, H&M, aga sealt saab nii huvitavaid asju leida ja kui sa oskad neid kombineerida, kui sa julged neid kombineerida, siis keegi ei tea, et see on H&M. No selles mõttes, et teine inimene lihtsalt ei leia sellise asja üles seal või ei oska niimoodi seda ette näidata, et esitleda. Ehk siis ongi, et sa võid osta kõige tavalisema riideeseme või midagi kuskilt täiesti tavalisest kiirmoepoest, aga sa pead oskama seda lihtsalt nagu stiilida ja panna aksessuaare juurde ja kuidas see nagu toimib või kuidas sa saaksid leida seda stiilitunnetust, et sa suudaksid näiteks lihtsalt mustast T-särgist panna sellise outfiti kokku, et nagu teiste lõuad vajuvad alla. Vot, see sõltub eesmärgist, et kui me räägime enda stiilist, see ei pea olema tingimata mõne inimese jaoks selline asi, et teised üllatuvad kuidagi või teistele meeldib. Mõne inimese jaoks oma stiil on nii individuaalne ja talle lihtsalt see meeldib ja ta tunneb ennast sellise inimesena ja sellise olendina, et ta lihtsalt väljendab ennast niimoodi, aga see ei pruugi kõigile meeldida ja olla kaasaegse moega samal sammul. Aga kui sa mõtled sellest, et nagu sa ütlesid, et pakkuda mingisugust midagi, mis teistele meeldiks, siis on lihtsam. Mõlemad on lihtsad selles mõttes, et üks on lihtsalt tee seda, mis sulle endale meeldib ja mis inspireerib sind, et mulle meeldib see asi, mul on suva, et see ei ole moodne. Aga teine viis, et teistele meeldiks, siis see on väga lihtne tänapäeval. Lihtsalt tee lahti Instagram, vaata, kes on kõige jälgitumad, kõige populaarsemad Instagrammerid moevaldkonnas. Ja seal ei ole alati nagu midagi super erilist. Vahest see ongi see must T-särk, aga sa võid näha, et kuidas see oli kantud, et mis lühikeste pükstega või mis aksessuaaridega. Lihtsalt tee copy-paste ja mõned arvavad, võib-olla copy-paste ei ole päris see, aga ma arvan, et see on väga hea, kui sa tahad muljet avaldada. Isegi kui sa ei taha, aga lihtsalt kui sulle midagi meeldib ja sa tahad täpselt samasugust komplekti ja ma teen seda väga palju. Näiteks ükskord jalutasin Ülemiste keskuses eelmisel aastal ja ma nägin ühte tüdrukut, kellel olid täpselt need saabad. Ja siis ma läksin kohe Zarasse ja nägin, et Zaras on täpselt need saabad. Ja see oli, kusjuures miks ma panin tähele, mul on väga hea see trenditunnetus algstaadiumis või enne. Ma ei tea, kust see tuleb, aga mul on lihtsalt hea intuitsioon. Ja enne seda, et sel aastal need saabad on hästi populaarsed, aga see oli sügis 2020, oli kuskil septembris või oktoobris ja siis tol hooajal need olid ainukesed sellised saabad turul. Ja nüüd igas poes juba sel sügisel, igas poes absoluutselt olid erinevad variandid juba, aga see oli aasta tagasi. Ja seepärast ma paningi tähele, et ma kohe nagu nägin, et okei, see on midagi. Ja ma lihtsalt läksin ja ostin ära ja isegi see, kuidas ma neid kannan vahest, ma nägin, kuidas tema kandis neid ja sain inspiratsiooni ja ma sain inspireeritud ja siis ostin umbes sama riideid. Isegi võiks öelda, et täpselt sama. Miks mitte? Ehk siis näiteks, kui noorele inimesele meeldib näiteks laulja Ariana Grande, siis ja sa ütlesid, et võib copy-paste ida teise outfiti, et kas siis võiks seda öelda, et selle noore inimese stiil, kui see on täiesti Ariana Grande pealt copy-paste itud, kas see siis võiks öelda, et see on selle stiil, selle noore inimese stiil? Kas ta võib öelda selle kohta? Muidugi.
ta võttis selle enda omaks ja kõik tunnevad seda inimest just selle stiili järgi. Näiteks enda stiil minu jaoks, no kuidas mina saaks defineerida seda, üks võimalus on see, et kuidas ma seda näen, näiteks inimene astub ruumi ja sa kohe tead, et see on sinu sõbranna, seesama, ma ei tea, näiteks Kadi, jah, see on tema. Sa lihtsalt tead seda, sa ei ole nagu näinud, et kas see on päriselt tema või mitte, aga kaugelt sa juba enam-vähem nagu tunned ära. Ja minuga toimub täpselt samamoodi, et minu tuttavad ütlevad, ma kohe nägin, et jah, muidugi see on Elina nagu. Midagi roosat, siis on Elina. Ja vahest see võib olla üks värv näiteks. Mul oli sel suvel ja sügisel ja ka praegu roosa hästi tugevalt esitletud minu garderoobis, sest see oli minu tuju. Selline suvine, hästi kerge ja ma mõtlesin, et tahaks, et elu oleks lill ja siis ma teen ise endale seda. Et ma teen oma looki niimoodi, et ma vaatan peeglisse või ma vaatan ennast ja tundubki, et elu on lill ja siis tuju läheb paremaks ja see on minu enda meelelahutus selles mõttes. Ja see tegelikult annab inimestele väga palju positiivseid emotsioone, et kui nad vaatavad sind, siis nad mõtlevad, et kuidagi positiivne ja nad võivad komplimenteerida või nad ei pruugi midagi öelda, aga sa näed, et nende silmad ka kuidagi säravad, samamoodi nagu inimesed vaatavad ilusaid lille ja nad näevad, et need värvid või ma ei tea, kujud on nii ilusad. Kui inimesel on näiteks, ütleme, 100 T-särki täiesti erinevast ooperist kõik ja lihtsalt on ostnud endale T-särki kõvasti kokku, siis kas see võiks nii-öelda olla üks stiilikategooria või peaks ikkagi sinna juurde kuidagi midagi leidma? Selle kohta on mul üks huvitav näide, et mul on üks tuttav. See on mees, kes on umbes võib-olla 34 aastat vana Türgist ja tema on arendaja ja siis ta tarkvara arendaja, ma mõtlen. Ja ta ütleb, et ta ei pane üldse tähele, et mis ta selga paneb ja ta ei hooli moest ja stiilist üldse, aga iga kord, kui ma teda näen, muidu ta kannab musteid riideid enamasti. Lihtsalt tavaliselt mingid püksid ja siis T-särk. Aga kõik temast T-särgid on erinevad ja alati on seal mingisugune hästi huvitav print, hästi huvitav pilt, et sa vaatad ja tuju läheb paremaks kohe, sest nad on sürrealistlikud, mingisugused hästi fantaasilised pildid, et nad ei ole erksad, ja nad sobivad mehele hästi, aga nad on kuidagi huvitavad, et seal on mingisugune lugu, et ma ei tea, mingi kass koosmoses või mida iganes. Või hästi veidrad ideed, et sa vaatad seda, sa saad mõtlema, et nii ebatavaline, et kass koosmoses või midagi sellist. Ja see meele lahutab ka teisi. Miks mitte? Ma arvan, et minu jaoks see on just kui tema stiil, et ma olen seda väga palju tähele pannud ja isegi teistega arutlenud, et sellel mehel on alati mingi huvitav T-särk. Ja, et võiks öelda, et minu stiil on selline natuke rohkem tagasihoidlik, et vahepeal mina kannan ka selliseid väga kuidagi kas sügava dekolteega bluuse või niimoodi hästi nagu, et mulle meeldibki see, et on üks värvipahvakas ja siis on nagu neutraalne. Et viimane küsimus siis mul olekski, et kuidas te minu riietust täna hindaksite? Et aksessuaarid ja küüned või juuksed või kuidas, kas te paneksite veel juurde midagi siia või? Ma võtaksin ära. Mida? Aksessuaari. Okei. Selle? Mulle meeldib, kui hästi palju sõrmusi, et see kuidagi tõmbab tähelepanu ja mulle meeldib see, et käevõru ja sõrmused, eriti kui nad on erinevad ja huvitavad ja mulle meeldivad jalatsid, et minu jaoks on oluline, et kas vähemalt üks asi mulle meeldiks teiste inimeste riietuses. Et inimesed ei pea mulle meeldima, selles mõttes nende stiili või midagi, aga
ma naudin seda, et kui ma näen, et mingi detail ja ma mõtlen, et jah, ma tahaks ka endale saada. Väga tore. Aga suur aitäh, Elina, et tulid meile saatesse rääkima. Aitäh kutsumast. See oli väga inspireeriv oli sinuga kohtuda ja ma loodan, et noortel inimestel tuleb nüüd rohkem julgust juurde, et ka eksperimenteerida stiiliga ja panna värve ja kõike, mis nad vähegi mõtlevad ja julgust tuleks. Aga teiega, head vaatajad, kohtume juba järgmises saates ja seniks jälgige Noort Tegijat ka meedias, Instagramis, Facebookis, TikTokis ja Spotify's. Tšau!